Õppest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna kuulete Neeruti seltsi taskuhäälingu 7. osa. Meie saatekülaliseks on Kadrina Keskkooli 32. lennu vilistlane ning tänane Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tervist, Koit! Tervist! Tervist! Et te sündisite 1974. aastal Haapsalus. Kuidas te Kadrinasse sattusite? Kadrinasse sattusime perega nii, et isa leidis töökoha Kadrinas ja Haapsalu lähedalt tulime siis 1980 Kadrinasse elama kogu perega, siis järgnesime nende isale. Aga mis töö peale te isa siis sattus sinna? Nii palju kui ma mäletan, isa tuli soojamajanduse peale. Aga milline on teie enda esimene mälestus Kadrinast? No eks ta see ongi, et kui me tulime kohale, siis see trepikodu, kus me elama läksime, seal oli päris palju ka teisi lapsi elamas. Nad võtsid neid väga toredalt vastu. Et see esimene päev, kui me seal olime, terve selle maja laste kogukond tuli vastu võtma, tervitama. Ja see oli selline julgustav ja meeldiv kogemus, mida ma siia Kadrinasse elama tulles tundsin, oli see, et just nagu hea keskkond. Toredad inimesed ja nii on see olnud teelt läbi nende aastate. Aga kas side Haapsaluga jäi kestma? Side Haapsalu kandiga on mul olnud eluaeg. Minul elab isa õde, tädi, elab Haapsalu lähedal. Me käime väga tihti jätkuvalt maal. Mul on seal erinevaid sugulasi, peale ka tädi. Et nende ka sidepidamine on selline traditsiooniline jätkuvalt toimunud protsess ja ma loodan, et see niimoodi jääb veel paljudeks aastateks, et isa kodukoha kaudu on see side selle piirkonnaga tõesti tekkinud ja olnud. Kas te mäletate Mattias Rusti maandumist Punasel väljakul? Ma isiklikult ei mäleta seda, aga ma tean, et selle kohta sai ajakirjandusest lugeda, ehk ajakirjandus tegelikult näitas seda ka, et ise sain teada sellest ilmselt üsna kohe, kuigi tol ajal, kui ma ikkagi olin päris noor veel, ei olnud seda spetsiifilist lennundushuvi, mis oleks nüüd pannud mõtlema, et just lennundusaspektist tulenevalt oli see sündmus huvitav, aga siiski teada me sellest saime ja loomulikult oli see selline eriline, et kuidas on võimalik Nõukogude Liidu territooriumile nende õhuruumi niimoodi läbida, et sellised takistusteta ja maanduda sellises strateegilises kohas nagu Punase väljak on ja Punase väljaku lähedal, et seal oli üksjagu imestamisväärselt, aga meelde on ta jäänud küll, see toimus. Aga millal toimus teie esimene lennureis ja kuhu? See oli aastal 1991 ja toimus USA-sse, Ameerika Ühendriikidesse. Täpsemalt lendasime siis Tallinnast Leningradi, tol ajal Peterburi oli Leningradi nimeline linn. Leningradi sealt kahe vahemaandumisega sattusime New Yorki. Ja põhjus selleks lennuks oli siis see, et Kadrina Keskkooli oli rajatud sellised tekkinud sõprussuhted ühe
Vermontis asuva samaväärse kooliga, keskkooliga, kuhu me läksime 8 nädalaks külla, elasime peredes ja täitsa tore aeg oli vaadata, kuidas Ameerika haridussüsteem toimib ja näha seda elu nii-öelda koha pealt, mitte hotellist, vaid reaalselt selles keskkonnas elades ja see reis ongi sellepärast meelde jäänud, et oli väga-väga erinev sellest olukorrast, mis meil tol ajal Eestis valitses, et tulime ju Nõukogude süsteemist, olime just sellel ülemineku ajal, oligi see iseseisvu just saadud, taastatud nii-öelda, et see kontrast Ameerika ühiskonna ja sellise Nõukogude ühiskonna vahel oli minule kui väga noorele 17-aastasele õpilasele väga suur ja kogu see lennureis oli tegelikult selline eriline, et ma olen nii pikka reisi kunagi varem teinud ja kui ma nüüd hästi mõtlen, siis ma olen üldse ühtegi reisi lennukiga kunagi teinud, et ta jäi meelde. Muidugi loomulikult esimene reis ikka jääb meelde. Aga nüüd, kui juba Kadrina kooli peale jutt läks, kuidas te üldse oma klassikaaslaseid kirjeldaksite? No tegemist oli ilmselt täiesti tavapärase sellise klassiga, millegi erilisega meie klass, ma arvan, et silma ei paistnud, ei heas ega väga heas või väga halvas mõttes. Täiesti tüüpiline selline kogukond noortest, kes siis on kokku tulnud selle eesmärgil, et käia koos haridust saamas ja lõpetada oma hariduste päris mitmetega neist õnnestus kuni lasteaiast alates kuni keskkooli lõpuni välja. Ja mõned seal tulid juurde vahepeal, mõned läksid ära, 8. klassi lõpust oli suurem äraminek. Samas meil oli A ja B klass, sest A klassist tulid või formeeriti ringi reaalharusse, humanitaarharusse ja siis üldharusse moodustati siis nendest soovijatest klassikomplektid, mis siis omavahel nii-öelda kombineerisid endisid A ja B klassi õpilasi ja mina olin B klassist, sealt tuli väga palju A klassi õpilasi meile juurde, kellega ma ei olnud võib-olla nii palju läbi käinud, sest klassikomplektid omavahel varasemalt käisid võib-olla tihedamalt üksteisega läbi ja oma sees. Ja pärast seda siis see sõprade ring ka, kes seal keskkoolis tekkis, oli mõnevõrra teistsugune kui see, mis ta oli siis enne keskkooli. Ja minu arust täiesti normaalsed inimesed, elus täitsa tippõppe edasi jõudnud ja alati on tore näha kõiki. Et selline positiivne tunne näinud. Aga kes oli teil nii-öelda klassist või koolikaaslastest selline igapäevane seltsiline või ütleme, kelle peale sa iga päev loota? Eks need lähemad sõbrad ikkagi olid. Nagu ma ütlesin ka, et võib-olla enne seda keskkooli minekuga seotud ümberjagamist või klassikomplektide ümberkopeerimist olid sõbrad või sellised lähemad kaasteelisid ühed ja pärast olid võib-olla rohkem teised. Aga jah, üsna paljud neist, kellega sai seal põhikoolis koos oldud ja tegutsetud, ei jätkanud keskkoolis. Ja tead või, kas te mõtlete nüüd nimeliselt? Jah, just. Okay. Mõtlen kohe, keda see ära võiks nimetada. Siin keskkooliga seoses võib-olla Leino siin, eks ole, minu väga pikaaegne hea sõber siiamaani, Paul, tüdrukutest võib-olla Helen, äkki Marge. Tegelikult võiks seal veel mitmeid nimetada, aga võib-olla nendega on jäänud selline lähedasem suhe, et mingitel üritustel ja koos viibimistel, kui kellegi on mingisugune oluline tähtpäev või kellegi suurem sünnipäev, siis me niisuguses väiksemas ringis saame kokku. Ja klassi kokkutulekut muidugi meil eraldi toimunud ei ole, küll aga on alati tore näha kooli kokkutulekut, kui klass kokku saab jälle 11. Nii et tegelikult on selline äratundmisrõõm ja selline soe tunne kõikide suhtes väga-väga olemas. Ja võib-olla elu on viinud ikkagi erinevatele radadele väga palju inimesi ja mina siin
lennunduses olen teadaolevalt üksinda enda lennuste Kadrina koolist on väga vähe lennunduse sattunud inimesi. Sellepärast ma võib-olla olen natuke irdunud sellest kohalikust kommuunist, et lennundust ei saa praktiseerida Kadrinast ega sellest kohalikust, et seal minema kas Tallinnasse või siis äärmisel juhul Tartusse, kus ma olen seal lennuakadeemiast praegu töötab. Ega rohkem võimalusi siin Eestis ei ole. See on viinud natukene eemale inimestest, kellega ma lähedane olen keskkoolis. Me palusime ka kahel teie klassikaaslasel, siis Anneli Meibaumil ja Kalev Kaisil teid meenutada. Aha. Ja Anneli Meibaum siis meenutas teid järgnevalt, tsiteerin. Kooli ajal paistis Koit silma oma vahetu huumorimeele, karismaatilise oleku ja julge pealehakkamisega. Ta oli enesekindel, omanäoline ning heas mõttes teistmoodi. Koit oskas end väljendada ja ei kartnud olla tema ise. See muutis ta kaaslaste seas hinnatud tegutsejaks. Teda kuulati, temaga oli alati meeldiv koos toimetada ja ta suutis inimesi oma ideedega kaasa haarata. Mäletan teda kui isiksust, kelle kohalolu oli alati tunda, heas mõttes natuke hullumeelne, aga alati sümpaatselt eriline. Tsitaadi lõpp. Ma küsiksin selle kohta, et kas te ise ka toona ennast nii-öelda piloodina nägite? Ei näinud, ausalt öeldes see lennunduse huvi on tulnud ikkagi ajaga ja ta ei ole olnud mulle lapsepõlvest saati omane küll, aga selle iseloomustusega ma teatud mõttes võin isegi nõustuda ja see võis niimoodi olla küll. Et Anneli on ka muidugi väga kallis kaasteenimine mulle olnud, ma pean tast väga lugu, et ta on ka haridusvaldkonnas tublisti suuri tegusid teinud ja tegemas hetkel ka. Et soovin talle tervitan teda, soovin palju edu talle. Üldse on sümpaatsed tegelikult need inimesed, kes võib-olla pühendavad ennast selliste tegevustele, mis on seotud äkki noortega, noortele võimaluste loomisega ja siin on kindlasti tema nägemus sellest, missugune mina tol ajal olin, võrrelduna võib-olla sellega, kellena ta näeb täna oma õpilasi. Et see võib-olla tema antud võrdlus võib-olla ongi selline huvitav sellest aspektist, et ta ju näeb tänaseid noori ka. Et kui ma jäin talle sellisena silma, siis mul on tegelikult hea meel, sest eks ma mingis vanuses poisid tahavadki silma paista ja kas väliselt või sisemiselt kuidagi teiste arvamust või tähelepanu köita ja kui mul see hästi välja tuli, siis on tore, et ma kellelegi niimoodi meelde jäin. Ja Kalev muidugi. Kalev on minu väga hea sõber keskkoolist, kuigi ma olen temaga väga vähe kokku puutunud kahjuks. Aga loomulikult klassikaaslane, väga meeldiv tore inimene ja asjalik töine tegelane. Tervitan teda ka. Selge. Ja ma küsiksin ka veel sellise küsimus, et kui suur magusasõber te olete? Pean ütlema, et eriti ei ole, kuigi kommid on siin laua peal, aga need on nähtavasti söömad üsna palju, et üldiselt vähe. Selge. Et miks ma seda küsin, et Kalev Kais siin meenutas ja tema ütles, et te olite kooli ajal kõva maiasmokk. Jah, see oli siis, seda ma mäletan. Just, et sõite kuni 7 magustoitu ja tema ise sai 5, et meil tekkis nagu küsimus, et kas kokad said ka pasaseks selle peale? No oli küll jah, selle kooli söökla teenuste tarbimisega oli omajagu nalja sai, aga jaa, ütleks, et eks väga noores, kui organism kasvab ja areneb ja sul energiat vaja, siis eks need magusad asjad lähevad ka kergemini sisse, praegu enam see aineväärtus võib-olla sellise tempoga ei käi, võib-olla sellest ka see toitumisharjumuste muutus väike tulnud sisse, aga üldiselt mäletan seda hästi, sest ega tol ajal tuli ikkagi päris palju oli olukordi, kus tuli ikkagi ära süüa, mis oli. Ja koolis sai hästi süüa, nii et sellele on alati olnud hea meel, et Kadrina koolt minu meelest, kuigi paljudele võis mitte meeldida see menüü, mis sellele minul alati meeldis, et väga suur osa toidust sai ikkagi kordades rohkem söödud, kui selle ette oli nähtud. Jah. Selge. Aga mis teie lemmikmagustoit oli? Seda nüüd küll raske meenutada. Mingi leivasupp oli ikkagi päris hea asi, rosinatega, ma mäletan, eriti kui rosinad oli palju sees.
ja siis oli kakaokreem oli, ma mäletan, mingitel aegadel. No sellised tavapärased sööklatoidud, aga nad olid väga hästi tehtud ja kohalikke kokkasid tuleb ikkagi kiita, et minule nad maitsesid väga ja väga lahkesti anti juurde ka teisi ja kolmandaid portsjoneid ja võib-olla isegi 5. ja 7. teinekord, nagu Kalev mäletas, et see oli tõsi. Aga kes oli Kadrinas õppides teie lemmikõpetaja? Lemmikõpetajaid, esimesena tulevad ikkagi meelde klassijuhatajad. Ja minu esimene klassijuhataja oli Malle Inno. Muidugi tuleb siin kohe ära märkida ka Merike Sikk, Ilmar Tomus, kes olid hilisemates etappides peamisemad. Malle Innol oli väga tore abikaasa, kes oli ka õpetaja, Rein Inno. Tema oli üks väga sümpaatne tegelane ja tõeline selline eeskuju, võiks öelda, noortele meestele, alati ülikonnas, alati viisakas, gentleman, väga korrektselt ja ausalt ja õiglaselt käis ümber õpilastega. Jättis väga hea mulje õpetajast kui sellisest ja meeste osakaal, mäletan üldse, oli tol ajal võib-olla, mul ongi võib-olla meelde jäänud, ja nüüd hakkab meenuma veel Karl Meos näiteks, väga, ja siiamaani töötab minu mõnest koolis, et üks väga kulda väärt tegelane pedagoogikas, poistele andnud läbi aegade oskusi käsitöös ja mehelikes oskustes, et iseendaga ja kodust asjadega paremini hakkama saada, isegi kui sa ei lähe mingit tehnoloogiat õppima, sa ikka saad praktiliselt tead, kuidas puur masinasse käib ja mismoodi treidingid töötavad. Siis meenub Eda Sakk ja Tõnis Sakk, samuti pedagoogide perekond, nagu Malle Inno ja Rein Innogi olid. Ja Eda Sakk oli minu matemaatikaõpetaja väga pikalt. Tõnis Sakk oli tema abikaasa, kes kandis meile tunde ja kusjuures muutus tunnid väga huvitavaks. Ta tõi igasuguseid selliseid võib-olla pedagoogika väliseid näiteid ja elemente õppesse sisse, mis muutsid selle tunni tõeliselt huvitavaks ja väga loominguliselt lähenes õpetamise protsessile. Juba tol ajal oli huvitav vaadata, kuidas õpetajad erinevalt oma tundi läbi viivad ja Tõnise puhul oli see nagu eriliselt veel selline, ütleme, kuidas öelda, nagu reeglite väline, aga täiendas väga hästi minu meelest seda tavapärast tunni ülesehitust. Ta tõi ikkagi, oma mälumängu ja kõige selle vaimsete huvide poole tõttu oli ta väga teadmiste, on siiamaani teadmiste rohke inimene ja suutis ikkagi väga huvitavalt selle tunni info mõttes ja kõikide nende näidete mõttes üles ehitada. Et jah, selliseid, ja muidugi Arvo Pani, kellega ma siiamaani olen väga heades suhetes, et ka juba paar aastat Kadrina koolist eemal olnud, aga kehalise kasvatuse õpetaja oli meil ja pärast kooli direktor pikaaegselt. Ehk mina tulin rektoriks siia Lennuakadeemiasse, siis Arvoga oli hea mõtteid vahetada. Sõlmisime ka koostööleppe Kadrina kooliga Arvo ajal. Ehk kuidas Lennuakadeemia ja Kadrina kool saaksid oma vahel koostööd teha, et õpilastele pakkuda natukene rohkem, kui tavapäraselt meil võimalik on ja tänu Arvo sellisele hästi positiivsele entusiastlikule suhtumisele just tehnoloogia ja sellistesse inseneri teaduste eelduseks olevat õppeainete propageerimise, populariseerimise, kõik see autokäidi võistluse eestvedamine seal pikaaegselt ja edasi. Et see on aidanud paljudel ilmselt lõpetajatel jõuda tehnikamaailmas või sellises mõtlemist vajavas maailmas rohkem edasi ja ma arvan, et siin Lennuakadeemia ja kust Kadrina koolist on palju, mitte palju, aga mitmeid kordi käidud külas siin Lennuakadeemias grupi, et just see ongi loonud ka sellise positiivse
fooni sellele koostööle, et Lennuakadeemia ja Kadrina kooli vahel need suhted aitavad õpilaste edenemisele kaasa silmaringi laiendamise mõttes, mis on üldse lennundus ja kuidas niisugused ametid siin on, kuidas ennast saaks huvi korral realiseerida. See kõik ju sõltub sellest, kui palju õpetajad ja koolijuhid näevad neid võimalusi ja avavad neid suhete arendamise mõttes teiste koolidega. Mul on hea meel, et Arvo on seda asja eest vedanud ja loodetavasti see lähitulevikus jätkub ka. Võib-olla siin autokäidi võistlusel järgmisel aastal on võimalik äkki koostööd teha juba lennundusülesannete lahendamisel ja nii edasi, et ma loodan, et see koostöö süveneb. Õpetajates on väga palju kinni ja väga palju muid õpetajaid loomulikult on ka jäänud Kadrinast meelde, et kõiki oleks siin väga raske üles lugeda, et keda välja jätta. Tekib nagu see küsimus, et välja jätta nagu ei tahakski kedagi. Kõik on omamoodi ju toredad ja kasulikud ja väga meeldivad inimesed olnud ja väga südamega oma tööd teinud. Kadrina õpetajate kohta võib öelda, et terve see koosseis, kes läbi aegade minu aja jooksul vähemalt seal oli, võttis oma asja täie pühendumusega ja aitas igatepidi kaasa. Jällegi õpilasi on erinevaid, kellele see üks või teine meetod sobib ja kellele ei sobi, aga minule sobis ja eriti ma nautisin seda keskkooli aega, kus õpetajatel oli juba natukene vabam suhtumine meisse. Vaatasid meid kui suuremaid inimesi ja lasid meil rohkem teha ja talusid meie võib-olla selliseid kapriisi natukene sellise, kuidas öelda, natukene paremini, et lasid meil olla meie ise ja me oleme selle eest meile kindlasti tänulikud. Aga mis oli teie lemmikõppeaine? Ei olnud. Pean ütlema, et mõtlesin ka, et selline küsimus, kui ta tuleb, kuidas ma sellele vastan. Kui ma läksin matemaatikat õppima peale keskkooli, ju siis matemaatikaga tegelikult oli hästi keskkoolis üldiselt, aga ma ei saa öelda, et oleks mul mingisugune lemmik olnud. Ütleks, et hästi palju ongi õpetajates kinni, kes oma ainet kuidas annavad. Niisugune kogemus sellest ainest päris palju jääb ka, et see aine võib olla kuiv, igav, samas täpselt sama aine võib olla teise õpetaja esituses või antuna väga huvipakkuv ja innustav ja inspireerib. Üldiselt ma jäin nagu ikkagi rahule nii-öelda õpetajate teenustega, et nad suutsid oma aineid anda hästi, arusaadavalt ja panna kaasa mõtlema. Kogemusega annan kindlasti positiivse poole peale. Otseselt ei oskagi nagu sellist väga negatiivset kogemust isiklikult välja tuua. Aga sellist otsest lemmikut, kui te niimoodi küsite, ei olnud ka nagu keskkooli lõpuks välja kujunenud ja võib-olla ma tundsin ennast natukene võib-olla reaalainetes äkki natuke tugevalt. Mõnes mõttes oli ka huvitav näiteks geograafiad ja ajalood, sellised distsipliinid, aga muidugi see ajaloo ja geograafia, kõik need ikkagi seal meie õppeperioodil seal langedes nõukogude aeg oli väga sellised ideoloogiakesksed ka, et sealt tuli välja noppida ja õppejõud seal kohati tegid head tööd sellega, et meile seda just adekvaatsemat infot ka anda. Aga jah, just reaalained, need apoliitilised ained võib-olla mis mulle nagu ise isiklikult oli võib-olla südame lähedasemad, kui nüüd peaks välja tooma tingimata. Aga lisaks õppetööle tegeleti ju ka hästi palju huvitegevustega, tehti erinevaid üritusi, et mis on teile selline koolist meelde jäänud, kõige meelde jäävam üritus? Esimene koolipäev on meeles, viimane koolipäev on meeles. See lõpukellapäev või tutipidu on hästi meeles. Peod on meeles. Kui ikka jäävad meelde, et kui ise oled osalenud kas siis osalejana või korraldajana või lavalt, siis need on üritused, mis on meelde jäänud. Igast erinevad momendid jäävad ju kooliajast meelde.
noh, kas või näiteks see, kui no mingid väiksed asjad. Ehitati seda uut koolimaja osa, mis on see kõige viimane ja meid viidi ka, siis tahtsime nagu olla osalised ka selles protsessis või rohkem ja siis viidi ka sinna ja anti meile siis võimalus kaasa töötada nii-öelda selle ehituse ajal, midagi koristada, mingit seda videosaali seal all, mis oli vanasti, mis on nüüd noortekeskuse alumine korrus. Et seda seal aidata ehitusprahist nii-öelda puhastada. Mäletan, kui me seda tegime seal, siis tundide ajast, esiteks oli hea, et sai tundidest ära. Tollal oli see nagu selline tore asi, praegu mingid heas on see tore, kui saab tundidest ära. Aga teine asi oli see, et tõstada ikka meie tähtsust, et meil on ka osa selle koolimaja arengus ehitamise protsessis ja see kuuluvuse tunne, et sa paned käe külge kuskil koolile olulistes arengutes, et neid usaldatakse seda tööd tegema, see oli kõige lihtsam töö, see oli koristamise töö tegelikult, mingi ehitusprahi kokkukorjamine ja puhastamine. Aga et neid lasti seda teha, siis sellist algatused õpetajate poolt ka nagu seovad, et sa oled oma käe külge pannud sellele kooli. Praegu vaatan ka, et kuigi ma ei ehitanud seal midagi, aga ma koristasin seda väikese poisina selle ja olen andnud oma panuse selle maja nii-öelda tekkimise loosse. Et sellised momendid võibolla, mis ette tulevad, on sellised meenutamise väärsed, eks seal on tegelikult väga palju ju üritusi. Mõtlen veel, mis on kooliga, klassiga näiteks, klassipulm oli kunagi isegi, see oli tavapärane üritus vist erinevate lendude liikumisega, kui nad seda tegid ja me tegime ka ja see on meelde jäänud väga hästi, kus tegelikult ongi huvitav see, et paar, kelle me seal paari panime abielus ka pärast nagu tegelikult, et klassiõde Paul ja Liis, siiamaani õnnelikus abielus, klassipulmast alates. Mina olin siis Pauli isa, mäletan seda. Ja ei, need hetki on olnud, et see 30 aasta on möödas, aga üldiselt see kuvan, mis on nendest üritustest ja kuidas kool aitas noortel areneda ja edeneda ennast väljendada. Seal keskkooli ajal tuli võimalusi seal etlemiseks ja esinemiseks, millest rohkem küll tüdrukud osa võtsid mäletatavasti, aga see näitas sellist toetust nagu ise tegevusele, koolipoolset suhtumist, et õpilastest kujundada nii-öelda isiksusi, aidata neid isiksusteks kasvada, ennast väljendada juba õppimise ajal. Et see üldine toetus kooli poolt oli tore. Ja see tunne ongi nagu positiivne jäänud, et minust midagi väga negatiivset sealt ei tule meelde, et oleks mingit väga läbikukkunud üritust või mingisugused jamaga lõppenud üritust olnud, et jah, meenutused on positiivsed. Ja kooli ajal te tegite ka bändi? Jah. Mida te seal mängisite ja kus see bändi nimi üldse tuli? Bändi nimi oli Raske juhus. Tema saamise lugu oli bändi saamise lugu. Kuidas mina sinna sattusin, oli ikkagi seesama meie muusikaõpetaja Rein Inno, kes ütles, et mul on vaja tulla siis kuna ma käisin gitarri õppimas muusikakoolis, ütles, et on vaja ühineda bändiga, on vaja tulla tegema mingi jõulupidu äkki oli tulek, kui oli vaja kooli poolt bändil mingisugust paar laulu teha ja mäletan isegi neid laule, mida me õppisime seal, mida ma seal pidin tuurinud, sealt noodist mängima ja siis tegime selle ära ja niimoodi jäingi sinna bändi külge gitarristina. Ja hakkasime tegema õhtuti, noored poisid, tollal oli veel huvitav ju see, et ei olnud individuaalset tegevust nagu telefon, eks ole, et keegi ei istunud telefonis, kõik otsisid väljaspoolt kodu õhtuti tegevusi, mida teha.
ja siis oligi suurepärane võimalus oli veeta õhtuid koolis bändiruumis ja harjutada. Meil oli väga tore koosseis, käis koos väga pikalt, ma arvan, et 3 aastat kindlasti see keskkooli periood kestis. Seal oli minust vanemaid, oli nooremaid ja need, kes olid nooremad, need jätkasid seal pärast minu lõpetamist. Aga meil oli terve rida toredaid esinemisi nii koolis kui väljaspool ja oleme isegi mõned korrad hiljem kokku saanud, bändi kokku toonud, et siis mingitel üritustel üles astuda. Näiteks Kadrina Pillimeeste päevad on siin paar korda olnud ja pärast kooli oli vist Vesenberg Rock oli kunagi Rakveres Linnuses, kus me saime sellise õhtuse ja öise esinemise kogemuse ka. Et paljud tegelevad, mitte paljud, palju meid seal oli, eks ole, aga mitmedki tegelevad siiamaani muusikaga. Ja tegelema niimoodi erinevatesse musitseerivatesse koosseisudesse. Mina ise küll enam hetkel ei ole pikka aega olnud kuskil, aga oma lõbuks teen seda siiamaani kodus, elektrigitarriga eriti. Et meeldib küll mängida siiamaani. Aga mis teil see, ütleme, bändi muusikaline repertuaar üldse oli? Meil oli enamasti sellised, kuidas öelda, coverid. Võtad tuntud loo, teed sellest oma modifikatsiooni ja kui mõelda, siis oli läbisegi tegelikult Eesti ja välismaise päritolu lugusid. Minule endale meeldisid niisugust hoogsamad lood, ma mäletan, et oli hea just rock ja kiiret sellist muusikat teha, aga mõned jälle eelistasid seal natukene aeglasemaid lugusid ja eks see tuli kompromissi leida, tuli kõike teha. Ja võib-olla see mitmekesisus oligi, et meil oli ikka seinast seina neid lugusid, ma arvan, et äkki 30-40 lugu võis olla vabalt sõppest, mida me mängisime niimoodi peaaegu silmad kinni ära. Ja need läksid ka tantsuks päris hästi peale, kui me kooliüritust oli kusagil üles astusime, siis inimesed ikka tulid ilusasti kaasa kohe meeleolukalt ja me nautisime siis tantsivat publikut, mis oli väga tore muidugi. Jah, et eks nad oskasid õpetajad ja kogu koolipäev ka hinnata, et oma kooli bänd ja loodetavasti me ikkagi pakkusime neile sellist muusikaalseid elamusi, mille üle endal ka on hea meel, et sellel ajal sellisel tasemel sai asja tehtud. Kooli juhtkond ja jällegi pean nimetama seda õpetajat Rein Innot, kes aitas meil muusikalise poole sellise instrumentide osa, mis oli siis helivõimendussüsteemid, kõlarid, pillid, seda tagada meile nii, et meil oli kõik, mis vaja oli alati olemas. Ja et tegelikult ei olnudki nagu millestki puudust tol ajal. Sai tehtud niisuguste tänapäeval küll juba muuseumilaadsete vahenditega, mõtlen helivõimendus- ja kõlarisüsteeme, aga siiski heli tuli, ta oli täiesti talutav ja sai sellise väga positiivse emotsiooni muusikast, mis on jäänud saatma siiamaani. Ja kui neid lugusid praegu kodus ka elektrigitarril, kui ma nüüd vahel üle mängin, siis tekitavad sellise tunde, nagu tuleks 30 aastat tagused ajad meelde, kui sa tehtud seda laval. Ja koosseisul peale mõtlen muidugi sooja tundega, kõik on toredad inimesed, kui oleks võimalus mõnikord kokku tulla, siis teeks seda uuesti ja kõik on muidugi professionaalsemad kui mina, üsna palju harjutanud rohkem, aga ma arvan, me saaksime ilusti uuesti hakkama väikese sellise paaritunnise harjutamisega võiks jälle midagi teha mingi hetkel. Mitmed teie koolikaaslased on veitnud, et teile väga meeldis omal ajal Bobby McFerrani Don't Worry Be Happy. Mis teid selle loo juures köitis? Sõnum. Selline optimistlik ellu suhtuv sõnum, et ta oli lihtne lugu, väga lihtsate vahenditega tehtud, aga väga sügava sõnumiga selline elufilosoofilisuse mõttes, et
ära muretse ja ole rõõmus, suhtu optimistlikult ellu ja ma arvan, et siis läheb paremini. Kas juba kooli ajal oli tunda, et Eesti võiks lähimate aastate jooksul vabaks saada? No mingid muutused ikkagi hakkasid mingil hetkel toimuma küll jah, ja seda õhustiku muutust oli tunda. Mattias Ust, eks ole, küsite selle kohta. Tema vist oli 87 aastal midagi sellist, kui ma selle lennu Moskvasse tegin. 88, 89, need olid ju pöördelised aastad, tekkis fosforiidi vastane meelsus ja rahvas tuli väga palju sellega kaasa. Rahvarinne, iseseisvusdeklaratsioon, et ikkagi valitsus ülemnõukogu, tollal oli ülemnõukogu, tegid ju ka päris palju ära selleks, et see taas iseseisvumine saaks teoks ja seda, kuidas juhid eest vedasid riiki tollal või vähemalt kuidas see tundus, et veetakse iseseisvuse poole, see andis sellist mõnusat hapnikku jälle hingamiseks peale, et midagi muutub ja rohkem ei teadnud, mis see iseseisvus on, tollest ajast, kui see nõukogude perioodist oled tulnud, ega see iseseisvus sellest küll räägiti, et see on kunagi oli olnud ja erinevad inimesed rääkisid sellest erinevalt. Mõned olid väga selle poolt, mõned olid täitsa sellele, ei tea, kuidas me ikkagi Eesti ise ja väike ja kas saab ikka hakkama, aga ikkagi see üldine tonaalsus ja positiivsus oli väga toetav ja positiivne, selle üle oli hea meel. Ja seda läbi elada ja kogeda, aga kõikidel oli ju selline teadmatus suhtes, et mis siis hakkab edasi saama. Et tore küll, et iseseisvuks ja see deklaratsiooniga, mis oli 80, ma mäletan täpselt, kas 88, 89, kui ta vastu võeti 91, kui see ära vormistati kõige kõrgemal tasemel, kuulutati siis Eesti taas iseseisvunuks ja vabariiks, et see kogu see protsess oli ju teatud tundmatuid nii palju täis, et see elukorraldus ju muutus päris palju, oli muutumas ja inimeste meelsus, kuidagi selline avanemine, selline ärevus, et positiivses mõttes ärevus, et mis nüüd saama hakkab, oli ju väga laialdane Balti keti üritus, kus inimesed käisid ennast väljendamas ja meelsust välja näitamas ja kõik see ühendas inimesi ja tegelikult selline ühine suurem eesmärk oli väga selgelt tajutav ja positiivses mõttes. Et inimesed suutsid ennast väga hästi formeerida, kokku võtta, väga palju rahvast oli ühise eesmärgi nimel kokku ja see oli muidugi väga positiivse olemusega kogu see periood. Aga teatud mõttes ka teadmatus, et mis edasi saama hakkab, ei teadnud ja sellest lähtus ka päris selliseid olulisi otsuseid, et ei teadnud ka ise päris täpselt, et kelleks siis võiks õppida peale keskkooli lõppu, et see langeski sellesse perioodi, mis oli üsna segane. Et kelleks saada, mingisugust selget ideoloogiat nagu ei olnud, kelleks õppida, mis elukutset valida. Ei olnud välja kujunenud neid tänapäevaks üsna selgeid ametialaseid kooslusi või arusaamisi, et mismoodi ühiskond toimib. Ühiskond ju täiesti põhimõtteliselt kardinaalselt muutus ja tuli valida oma tee ja läksin õppima ka ülikooli matemaatikat just puhtalt sellepärast, et võib-olla olla nagu sellisel universaalsel alal, et matemaatikat läheb elus ikka vaja ühes või teises kohas. Et sellega ja apoliitiline ka, et sellega on midagi üht-teist võib-olla peale hakata nende teadmistega, aga päris nagu selget kontseptsiooni aegade keerukuse või väga kiire muutlikkuse tõttu nagu endal peas ka ei tekkinud, et kelleks siis saada võiks ja mis elukutset oli. Et see oli võib-olla selline natukene nukker selle perioodi jooksul, et paljudel noortel tõenäoliselt puudus siht, et mida teha, puudus arusaamine, kelleks saada või professionaalselt kelleks kujuneda. Aga üldiselt sellega ju oldi loomulikult nii palju, kui see puudutas eestlase või Eesti kogukonna, oli selle muudatusega kindlasti väga paljud olid ju nõus ja väga positiivselt kaasas, et see iseseisvus tuli ja andis uut hingamist inimestele ja uusi võimalusi, kuigi paljudel läks ka pärast seda üsna raskeks, kui kadusid ära ju
need senised sotsiaalsed ja majanduslikud korralduslikud mehhanismid, mis seni olid elu määratlenud. Et tuli inimestel ümber orienteeruda, ümber harjuda. Väga palju muutus väga kiiresti, et paljud inimesed ei kohanenud, jäid elu omasrataste vahele seal majanduslikult just põllumajanduses. Eesti oli väga põllumajanduse orienteeritud tootmisega, seal toimusid suured reformid. Et kogu see majanduslik struktuur muutus ja igasuguste muutuste ajal on inimestel palju võimalusi, aga on palju ohte. Ja kes kuidas neid suudab ära kasutada, inimestel on erinevad omadused, erinevad eeldused ja mis puudutab nooreks olemist sellel muutlikul ajal, siis keeruline on sellises olukorras tõesti sihte seada ja meie lend selles mõttes või meie natukene nooremad, natukene vanemad seal just ja täpselt sellesse perioodi, kus selliste muutuste keskel kõik ei suutnud täpselt seda sihti väga teadlikult seada, aga mõned tegid küll väga teadlikke valikuid kindlasti, aga mina ise olen see näide, kuidas ei suutnud seda sihti väga selgelt kohe kiiresti seada ja läksin sellisele universaalse teele, aga kuna tegin sellise otsuse, et matemaatikat õppima minna, siis mul väga selget sihti, ambitsiooni ja eesmärki ei olnud, siis ma sellega 2 aasta pärast pooleli jätsin ja asusin õppima siis eriala, mis on seotud tänase tegevusega siin Lennuakadeemias, et vaat see võib-olla see muutuste periood sellest 80-ndate lõpust, 90-ndate algusest ongi isiklikult mind mõjutanud päris palju. Et oleks võib-olla varem teadnud, kelleks tahad saada, kelleks tahad kujuneda, oleks selged sihid olnud, aga ei olnud. Ja tuli teha sellised võib-olla natukene vähem teadlikke valikuid. Aga nüüd te juba mainisite sellest matemaatikast ja kõik see nii-öelda uue ühiskonna loomine või tekkimine, aga ütleme, kui see periood oleks ära jäänud, ütleme on selline, algkooli on teil läbi juba, et kelleks oli üldse soov teil saada? Noore inimese mõtteid ikkagi üsna palju määratleb see, kust ta tuleb, kes ta ümber on ja millega ta kokku puutub varasemalt, mis ta kogemused on. Ja minu kogemused olid päris palju seotud maaeluga või suveti olime päris palju maal oma vennaga. Maal olid ikkagi tüüpiliselt maategevused, traktorid, masinad. Lõuna-Eestis meil on ema niisuguse päritolu järgses piirkonnas ka rohkem sellist põllumajanduslikku tootmisega seotud tegevusi perekondlikult olnud rohkem silma all või käeulatuses ja traktorid ja masinad olid kogu aeg saadaval. Ja nendega sai väga palju, siis täna ei kujuta ette, et mingi 10-aastane poiss sõidab päevad läbi traktoritega ringi, aga tol ajal oli see täiesti reaalsus ja isegi nooremalt, vist 8 aastat, ma enne 2 aastat noorem, et me sõitsime traktoritega seal ringi, tänapäeval ma ütlen, ei kujuta ohutuse ega mingite muude regulatsioonidega seos mitte kuidagi ette, aga tol ajal oli see täiesti tavapärane, et noorest peast said masinatega kokku puute ja see määratles minu huvi masinate vastu mingiks ajaks, et seostasin ennast sellise põllumajandusmasinate alal töötava. Ja ma astusingi, mitte ei astunud, vaid mõtlesin täiesti reaalselt tehnikumi peale Olustveres. Aga ikkagi viimasel momendil mõtlesin ringi ja see oli täpselt see valik, mis tuli teha enne keskkooli astumist, et ma lähen sinna või lähen keskkooli, ikkagi läksin siis keskkooli edasi. Ja eesmärgiga kuhugi ülikooli kunagi minna. Ja niimoodi see elu on läinud, aga tõesti ma olin väga serva peal, et minna mingisugust masinatega seotud ehk siis võib-olla kas tehnilisemat ala või lõpuks oleks kuskil inseneeriasse välja jõudnud. Aga mehhaniseerimine ja kogu see masinatega seotud pool oli minu jaoks huvitav. Ikkagi masinad jah, ütleks, et mingisugune asja juhtimine või bussid ja suured sellised traktorid, millega ise oled kokku puutunud reaalselt ja palju, et siis need on
Need on sellised määratlejad, aga pärast mul see huvi kuidagi taandus ja ühiskonna teisenemisega tekkisidki hoopis teist laadi huvid. Ja siin ma siis nüüd olen. Ei olnud tolle ajal ette näha, et oleks kuidagi lennundusse sattunud. Seda lennunduse huvi siis maast madalast ei ole olnud. Aga nüüd, kui te 92. aastal keskkooli lõpetasite ja läksite siis matemaatikat õppima, siis 93. avati Lennuakadeemia, et kas see avamine nagu ajendas kuidagi nagu tekitama rohkemat huvi lennunduse vastu, et tulla siis 94. aastal siia õppima? See leidmine oli juhuslik üsnagi. Ma mäletan, et no, ma rääkisin sellest matemaatika õppimisest, mis muutus selliseks võib-olla natukene eesmärgituks, et mille jaoks ma seda õpin, täpsemalt ju erialaga kuidagi seotud ei olnud. Pedagoogika karjääri ka õpetajana väga ettevõtta hindasin enda omadusi ja arvasin, et ei ole selleks kõige õigem natuur äkki. Ja siis kadus nagu selline selgem orienteerida, miks ma seda õpin. Ja eks see valik saigi tehtud ju suhteliselt sellisel segasel ajal. Ja kui istusin kunagi Tartu Ülikooli, kus ma tollal käisin matemaatikas raamatukogus ja sirvisin ajalehti, siis ühel hetkel jäi mulle silma kuulutus. Lennuakadeemia, tolle ajal oli Tartu Lennukolledž, on avamas vastuvõttu erinevatele lennunduserialadele. No seal oli piloodiõppe, seal oli õhusõiduki juhtimine, siis oli lennuliikluse juhtimine. Ja kui ma just mäletan, see oli ka tehnik, õhusõidukooldustehniku õppe. Ja tolle ajal ei olnud see üldse ju mitte kõrghariduse õppe, vaid see oli ametiõppe. See oli nii-öelda keskeriharidus, millist täna formaati üldse enam ei ole. Ametiõppe konkreetne eesmärgistatud õppe, mis annab sulle eriala ja ameti. Et see hakkas nagu kuidagi nimetama. Et kuna ma oli Tartuga harjunud, et see kool oli Tartu piirkonnas, siis otsustasin nagu väljakutse vastu võtta, ega ma väga palju muid valikuid ei kaalunudki. Andsin avalduse sisse, sain õppekoha, läbisin konkursid ja katsed ja tervisekontroll, kõik sellised asjad nagu peab. Ja asusin õppima lennuliikluse juhtimist ja 1,5 aastat sai sellega tegeletud. Ja see oli nagu konkreetse sihiga ja eesmärgistatud. Ja inimesel vaja seda eesmärki, mille suunas püüelda, mis sa siis lõpuks nagu saad, kui sa ära pingutad. Et see oli konkreetsem minu jaoks ja tundus ka huvitav loomulikult, kui ma hakkasin mõtlema, et ma ei olnud kunagi mõelnud varem nii süvitsi lennunduse kui valdkonna peale, kuhu siseneda. Ja see, mida rohkem mõtlesin, seda rohkem huvitavam see tundus ja nii ta läks. Aga kuidas, ütleme, teie siis õpinguperiood on nagu tänapäevasega muutunud, et või ütleme, kuidas tänapäeval on nagu see asi arenenud, et enne näitasite ka meile neid simulaatoreid, mis siin on, aga milline see õpe toona nägi välja? No toona oli muidugi käsitööd oli rohkem. Täna on digitaliseeritum. See keskkond, kus õpivad meie õpilased, on ikkagi väga kaasaegne. Siin on kaasaegsed vahendid, ka need simulatsioonivahendid, õppeklassid, kas või seesama lennujuhtimise torni simulaator, mida te nägite, radarsimulaatorid, radarõppe. Need on kõik imiteerivad väga, väga hästi kaasaegset lennujuhi töökeskkonda. Tollal oli torni lähilennujuhtimise õppe siis, mida me saime ja lähenemis lennujuhtimise protseduurne. Seda on ilma radarita õppe. Ja need meetodid, kuidas neid õpetati tol ajal erinevad sellest, kuidas täna õpilased pseudopiloote kasutades, kõik see tehnoloogiline pool imiteerib väga täpselt seda, mis reaalne töökeskkond on, see erines sellest väga palju. Aga põhimõtted loomulikult sai ju selgeks ja ongi erinevate meetoditega võib sellele tulemusele jõuda, et lennujuht oskab oma tööd teha ja meile kõik need teadmised ja oskused anti. Meie
lõpetajad olidki edukad, üsnagi mitmed said kohe peale lõpetamist erialasele tööle, mis tähendab, et nad vastasid oma kvalifikatsiooni ehk oskuste ja teadmiste poolest siis lennujuhile esitatud nõuetele ja ettevõtte võtsid nad tööle. Ja jah, see keskkond võib-olla on kõige rohkem arenenud nende aastatega, et need tingimused, milles õpilased täna õpivad, on hoopis teine kui see, milles meie kunagi õppisime. Näiteks me selle lennujuhtimise või lennuvälja imiteeriva laua, mis on selline 2x3 meetrit, võis olla selline lennuvälja makett või 1,5x2 meetrit laud, mille ümber siis pidi väikse lennuki mudeli kätte võtma, siis teises käes oli raadiosaatja ja pidama siis klaasi taga istuva lennujuhiga, kes visuaalselt kontakti läbi klaasiga hoidis sinuga, pidama sidet ja teostama oma lende. Tänapäeval on see kõik minevik. Ka lennuinfo paberil, edastamine paberil lennujuhile on minevik. Tänapäeval käib elektroonselt ja järjest rohkem automatiseeritakse protsesse, mis puudutavad siis sidet lennujuhi ja õhusõiduki vahel. Ja nende digitehnoloogiat ja automatiseerimistega tuleb ka lennujuhi õpingutes kaasa minna, seda meil endal ei olnud tol ajal. Aga elu lähebki edasi ja tehnoloogilised arengud lennunduses on väga mitmetahulised, väga kiired olnud. Lennunduses olemine tähendab seda, et sa pidevalt juurde õppima ja pidevalt ennast täiendama, et nende arengutega saaks kaasas olla ja ohutult oma teenust pakkuda, mis lennujuhil ja piloodil on kõige otsesemalt lennuohutuse operatiivse tagamisel kõige tähtsam roll ja seal nad peavad olema kõige kaasaegsemate õppimise võimalustega varustatud. Et meil on õnneks lennuakadeemias väga hästi tagatud. Aastatel 1998 kuni 2004 õppisite te EBS-is siis ja omandasite avaliku halduse bakalaureuse ja ärijuhtimise magistri ja 1998. aastal te läksite ka lennuametisse tööle. Et kas need õpingud olid ka siis selle lennuametiga seotud või see oli nagu omast huvist, et edasi areneda? No see võiks olla mõlemat, aga eks need õpingud olidki valitud selliselt, et nad toetaksid minu töötamist. Kuna ma sattusin tööle lennuametisse, lennuamet on avalik teenistus, riigiasutus, riigisüsteem, kes teostab järelevalvet lennundussüsteemi, lennundusorganisatsioonide inimeste üle. Ja sellega seoses oli minu eesmärk saada rohkem teadmisi, kuidas riigi toimimine siis ettevõtete suhtes, kellega on vaja ühes sektoris toimetada, kuidas seal paremini hakkama saada, et ennast nende oskuste ja teadmistega siis varustada, mis peaksid sellel ametikohal ja selles sektoris töötamiseks, avalikus sektoris töötamiseks olema olemas. Ja ma töötasin seal üle 15 aasta lennuametis järjest erinevatel ametikohtadel ja kindlasti oli see haridus toetab ja omakorda minu töö toetas jällegi õppimist. Kui ma mõtlen, kuidas ma sain praktikast igasuguseid näiteid tuua enda õppeprotsessi sisse, neid hinnata, analüüsida enda reaalset tegevust selle teooriaga ka, mida võrrelda, mida ma seal koolist sain, siis see oli päris kasulik sümbioos minu arvates, minule endale. Et tänapäeval ma kindlasti, kuna ma olin lõpetanud tehnilise eriala varem lennujuhtimise näol, siis oli millele toetuda, et see võikski olla sedapidi, et inimene omandab sellise tehnilisema ja sisulisema kompetentsi mingis valdkonnas ja siis läheb sellisele üldisemale haridusele üle, kui alustada teistpidi, et minna kohe peale kooli võib-olla avalikku haldust või haldusjuhtimist või mingit majanduseriala või midagi sellist üldisemat õppima, siis oma koha leidmine elus on võib-olla mõnevõrra sellise nagu väljakutsega seotud, et kes sus siis saab, kui sa selle hariduse oled ära omandanud, aga mul oli juba konkreetselt valdkond teada, amet teada, eriala, et see, millega ma seotud olin, et siis tuli täiendada ennast üldteadmistega just avaliku sektori toimimise seisukohast ja ettevõtete majandustegevuse õiguse valdkondades, et kogu see protsess oli nagu loogiliselt minu jaoks paigas, ta oli struktureeritud hästi ja aitas mul
nii-öelda isiklikust huvist lähtuvalt ennast arendada kui ka siis tööalaselt paremini toimetada. Ja te olite Lennuametis pikalt ka peadirektoriks. Mis olid, ütleme, teie need kõige keerulisemad või kõige huvitavamad ülesanded? Lennuamet on siis tüüpiline Eesti avaliku sektori riikliku järelevalve organisatsioon. Nüüd ta on siis liidetud Transpordiameti? Jah, ta on nüüd Transpordiameti koosseisus olev lennundusteenistus. On siis see osa, mis oli varasemalt Lennuamet eraldiseisva organisatsiooni, et eraldiseisva organisatsioon enam ei ole. Väljakutseteks oli tol ajal kindlasti selle organisatsiooni professionaalse taseme tagamine sel viisil, et oleks võimalik ettevõtetele, kuidas öelda, kui pakkuda sellist avalikku teenustust professionaalselt kõrgel tasemel. See eeldas seda, et meil töötavad inimesed, koosseis Lennuametis, töötav koosseis moodustuks inimestest, kellel on väga head kogemused ja teadmised lennunduse toimimisest, sest kui sa lähed kellegi üle järelevalvet teostama, sul autoriteedi mõttes on vaja kindlasti, et sa oleksid ise selle protsessi läbi teinud, põhjalikult kogemust, teadmist oskaksid, samas ka ettevõtte vaatenurgast neid järelevalvatavaid küsimusi tõlgendada, käsitleda, tegelikult ka nõustada ettevõtet, et mitte ainult kontrollida, et kas need kõik õigesti on, aga teatud määral ka abistada ettevõtet regulatsioonide rakendamisel ja selle koosseisu tagamine Lennuametis oli omaette väljakutse olukorras, kus koosseis oli Eesti lennunduses üldse ebapiisavalt, et tuldi ju tegelikult sellisest Aerofloti järgsest ajast, et lennundus oli alles formeerumisel. Eesti rahvusest, kes oleksid võimelised Eesti kodanikena töötama avalikus teenistuses professionaalselt kõrgel tasemel, inglise keeled, teadmised rahvusvahelistest regulatsioonidest, nende rakendamisest, sellest lennundussüsteemide, organisatsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöös nii edasi, et see oli päris kompleksne teadmiste ja kogemuste virvarr, kus kohas lennuametnikud pidid siis orienteeruma ja toimetama, ehk see väljakutse inimeste kvaliteedi oli väga kõrge, kuidas nüüd sinna saada oli nagu esimene väljakutse, et kuidas tekitada selline professionaalne kaader Lennuametisse, kes suudaks siis ettevõtetele olla heaks partneriks nende kõikide tohutult mahukate lennundusalaste regulatsioonide rakendamisel. Ja regulatsioonide pool oli siis teine osa, et üks asi oli see organisatsiooni juhtimine, mehitamine, nende inimeste kvaliteedi tagamine, tööprotsesside tagamine, väga väikese koosseisuga teha võimalikult palju. Ja teine oli siis regulatsioonide rakendamine, et regulatsioone tuli järjest peale, kui ma Lennuametisse läksin 1998. aastal. Oli üks olukord ja kui ma sealt 2013. aastal ära tulin, oli absoluutselt teine olukord. Ehk me olime vahepeal ühinenud erinevad lennundusorganisatsioonid ja Eesti oli läinud Euroopa Liitu. Ja Euroopa Liidu liikmesriigiga kaasnes Euroopa regulatsioonide määruste otsekohaldumine, lennundusalaseid õigusakte hakati Euroopas keskselt välja töötama ja Eesti kui sellise uue liikmesriigi püüdlus oli siis kohaneda kõikide Euroopa Liidu regulatsioonidega, mis meile siis otse kohaldasid ja kiiresti implementeerida. Selleks oli jällegi vaja sellest orienteeruda nendes regulatsioonides ja suuta neid siis selle koosseisuga rakendada, kes Lennuametis parasjagu töötas. Ja nõudmised nendele inimestele, nende täiendõppeks oli väga suured, need inimesed, kes pidid nende regulatsioonide tohutu hulga juurde lisandumisega hakkama saama. Nõudmised olid väga kõrged, ootused inimestele. Paljud pidasid vastu, mõned liikusid ära. Koosseisu vahetused olid täitsa tavapärased, aga üldiselt meeskond oli väga kokkuhoidev ja selline koostoimeline, üksteist aitav. Ja ilma selleta võib-olla poleks ka võimalik seda tööd teha. Kui see regulatsioonide rakendamine Eestis lahti seletada rohkem, siis iga regulatsioon omab erinevat mõju ja kuidas kõige mõistlikumal viisil need regulatsioonid Eesti ettevõtete olemust arvestades rakendada, see oli nüüd küsimärk.
et regulatsiooni tingimused peab kõik kohustuslik tingimus on vaja ära rakendada, siis kuidas Eesti seda teeb nii, et see ettevõttele sobiks kõige paremal viisil, et oleks ohutus tagatud, aga et ta ei koormaks liiga palju ettevõtet üle bürokraatiliselt. Ja nende lahenduste leidmine oli selline väljakutse, kogu selle regulatsioonistiku ülevõtmine, mis Euroopa Liidust ja Euroopas tegutsevatest lennundusorganisatsioonidest Eestile kohaldus või tuli, see massiivne töö regulatsioonidega ja sellega hakkama saamine oli selline paras suur väljakutse, aga ma arvan, me saime sellega päris hästi hakkama ja noh, aja jooksul ka inimesi tuli tööle Lennuametisse ju ka lennukolledžist või lennuakadeemiast ja need noored inimesed olid oma sellise haridusliku taseme ja edasipüüdluste ambitsioonikuse ja võimete poolest väga heal tasemel. Tänaseks on neist väga paljud jätkavad lennunduses, kes tollal alustasid Lennuametist ja see oli nende nii-öelda hüppelauaks lennundusse, nad said väga head teadmised Lennuametist ja nende inglise keele oskus, nende töövõime, pühendumus aitas Eesti lennundusel ikkagi jõuda päris heale sellisele kvalitatiivsele muutuse mõttes siis tasemele, et tulebki kombineerida selliseid staažikamate inimeste kogemusi ja noorte inimeste energiat, siis tuleb hea asi lõpuks välja. Ja kuigi eks järelevalves on omad probleemid kogu aeg olnud, võib-olla eelkõige nende järelevalve võimekuste suhtes, mis puudutavad nüüd mahte, et võiks alati olla rohkem järelevalvega tegutsevad professionaalset koosseisu Lennuametis, on alati olnud niimoodi, et natuke on puudu olnud, aga hakkama on saadud ja ütleks, et iseenda areng on ka läbi selle perioodi või läbi nende kogemuste saamise olnud märkimisväärne. See on olnud mulle isiklikult väga hea sissevaate kogu Eesti lennundussüsteemi toimimisest, kuna Transpordiamet puutus kokku kogu lennundusega. Ja on andnud ka tegelikult tänasele tööle selle tähenduse, et mida me akadeemias peaksime tegema, et need inimesed või lõpetajad, kes siit välja lähevad, oleksid võimalikult hästi varustatud nende teadmiste ja oskustega, mida neil siis lennundussüsteemi toimimiseks vaja on, et kui tähtis see töö tegelikult on, mida Lennuakadeemia teeb spetsialistide ettevalmistamisel, selles suhtes olen küll saanud nagu väga palju targemaks oma tööd tehes Lennuametis. Edasi suundusite te majandusministeeriumisse nõunikuks, et kust see pööre karjääris järsku tuli? No kui ma olin 15 aastat ja natuke peale Lennuametis töötanud, siis ma ikkagi mõtlesin, et on aeg ja tulin ära ja ei teinud natuke aga mitte midagi. Aga siis tollaegne asekantsler Eero Pärgmäe, kes nüüd on Tallinna lennujaama juhatuse liige ja kommertsala juht, helistas, kuidagi tekkis tema kontakt, et Eesti riik on võtnud suuna Eurokontrolliga ühinemisele. Eurokontroll on siis selline üle-euroopaline lennuliiklusteenistuste tööd tegemise, seda valdkonda, lennuliikluse teenindamise valdkonda kureeriv organisatsioon, kes siis kõik neid tehnilisi arendusi, mis Euroopas implementeeritakse, koordineerib seadusandlusesse, annab oma panuse, et oleks tagatud võimalikult sujuval viisil riikide vahel siis lennuliiklus ja see lennujuhtide ja kogu lennuliiklusteeninduse süsteemi riikide vaheliste koostöösidemete selline katusorganisatsioon või selle haldamiseks mõeldud organisatsioon, mille liige Eesti ei olnud ja et mis oleks, kui Eesti hakkaks ettevalmistusi tegema nüüd selle organisatsiooniga ühinemiseks, et see oli ministri poolt võetud seisukoht ja küsisid, et kas ma oleksin huvitatud selle asja teostamisest. Ja kuna aeg oli päris juba mitu kuud mööda läinud sellest, kui ma olin Lennuametist ära tulnud, siis ma mõtlesin, et jah, et võiks ju professionaalselt uuesti ennast rakendada ja võtsin selle asja ette. Koostöö oli väga hea Jeroga
üldse ministeeriumi tasandil see tugi sellele protsessile, et Eesti Eurokontrolli liikmeks saaks, oli tugev. Eks siin omajagu vaidlus oli ettevõtetega ka, kuidas ja mis tingimustel, mida see liikmesolek tähendab, mis mõjud sellel on. Kõik algusest peale päris selge ei olnud, püüdsime seda hinnata, et kas seal on ka mingisugust kahjulikumaid aspekte, eks midagi võib-olla on sellist alat, kus tuleb kompromissi teha, aga üldjoontes kasud tundusid suuremad olevat kui kahjud ja sellises ühises peres toimetamine, arvestades, et seal oli juba 39 või 38 liikmesriiki oli Euroopa Liidu, mitte Euroopa Liidu, Euroopa piirkonna riiki olid seal organisatsiooni sees. Ja puuduski nagu lõpuks suur mõte, et miks ei võiks siis Eesti ka olla ja sai hakata ettevalmistusi tegema ja siis ma võtsin selle nagu professionaalselt ette. Minu jaoks oli see väljakutse, et kõik see ettevalmistusprotsess läbi teha. Siis 2014. aastal see ettevalmistusprotsess aset leidis ja minule ta pakkus head väljakutset isiklikult ja Eesti sai siis Eurokontrolli täisliikme staatuse 2015 aasta algusest. Jah, et kuna lennunduses oli vaja see asi ära teha, see oli ministeeriumi nägemus, et seda võiks teha, minul oli valmisolek seda asja teha, eest vedada nii-öelda projektilaadset tööd ja tundus, et vajadused, huvid ja ootused lähevad kokku ja niimoodi sai see asi ette võetud. Et olin nõunikuna siis tegev praktiliselt selle ühe suurema projektiga. Eks mingid teised küsimused tuli ka vahepeal lahendada, seda hakkas mehitamata lennundust sisse tulema ministeeriumi tegevusse tol ajal ja oli vaja hakata ka vaikselt plaane koostama, et kuidas riik võiks kohaneda selliste tehnoloogiliste arengutega, mida siis ministeeriumi kui valdkonna juhtiv organisatsioon võiks sellel osas ette võtta, et aga need küsimused olid sellised teisejärgulisemad võib-olla, et esimene prioriteet oli siiski see Eurokontrolliga ühinemise projekt edukalt ellu viia, see sai ka tehtud. Ja jaanuarist 2020 olete te Lennuakadeemia rektor, et kuidas on see akadeemia muutunud selle ajaga, kui te lõpetasite? No kõigepealt see maja, kus me istume või me oleme, seda siis ei olnud. Siin oli tüher maa, natukene võsa kasvas. Mäletan ise siit samast ühiselamu aknast, kus ma elasin, kus ma välja vaatasin. Nägin väga hästi seda tüher maad. Ja selle majaga koos on muidugi tekkinud selline kvalitatiivne hüppe selles keskkonnas, kus täna üliõpilased oma teadmisi omandavad. Meil on väga kaasaegne see keskkond, need vahendid, need protsessid. Me ise elasime tunduvalt lihtsamates oludes, kogu see õppeprotsess oli tunduvalt algelisemalt korraldatud, aga see oli ka ajastu märk. Ega seal ilmselt tehti seda kooli nagu teisigi kutseõppeasutusi tol ajal. Ja akadeemia tollaegne juhtkond ja ka vahepealne enne mind toimetav juhtkond on väga tugevalt alati seisnud sellest, et akadeemia areneks, et tal oleks võimalikult head tingimused, siin kõik eelnevad rektorid on väga head tööd teinud. Villu Mikita, kes on sellele akadeemiale aluse panija siin, kelle tegevuse perioodi võibki lugeda selle akadeemia algusperioodiks, on väga tugevalt selle õppega kogu see materiaaltehniline baas ja õppeprotsessid, tema otsustest ja nägemustest on see kantud väga palju. Et siin vahepealsed rektorid on ka aidanud kaasa. Nüüd meie eesmärk on võib-olla rohkem mitte nii-öelda betooni, aga rohkem, kuna see on olemas juba, õppekeskkond on olemas, panna siis rohkem nagu inimestesse enda vahendeid investeerida, et inimesed, kes õpetavad, oleksid väga heade võimalustega varustatud, nende kvalifikatsioon oleks väga kõrge, nendesse me panustame, nende täiendusõppesse, nendele võimaluste loomisse, kõikide kaasaegset ka haridusprotsesside
teadlikkuse tagamisega, nende lennundusalase professionaalsuse tagamisega, et see kõrgharidus ja lennundus, mis siin asutuses kombineeruvad või akadeemias kombineeruvad ja ühilduvad, oleksid siis käsi käes ja üks toetaks teist. Aga kui tulla nende tudengite juurde, et kas te oskate ka öelda, mitu, ütleme, tudengid siin on Lennuakadeemias, kes on tulnud Kadrina keskkoolist? Kadrinast, mina olen ise tulnud, eks ole, mitte kui Kadrinast, ma tulin kuskilt mujalt, aga Kadrinaga olen seotud olnud. Otse lõpetajatest, kes Kadrina keskkooli on lõpetanud, minu teada on pakun, et kuni kolm. Praegu on üks, kes õpib. Ja ma arvan, et 2 on lõpetanud. Äkki on niimoodi. Eriti palju ei ole, võiks olla rohkem muidugi. Aga eks me teeme Kadrina kooliga koostööd selleks, et populariseerida ja teadvustada siis Kadrina keskkooli õpilaste seas, mis see lennundus on ja mis on Lennuakadeemia ja mida siit saab ja äkki me saame siis sealt veel, sest Kadrina kool oma reaalainete sellise reaalharu või ainete fookusega, ühe fookusega reaalainetele on tegelikult potentsiaalselt meile huvitav koht, kust saaks selliseid teadlikke lõpetajaid ja kui nad oleksid motiveeritud ka ja huvitatud lennundusse jõudmisest, siis me saaksin juba nende huvi äratamiseks juba mingis varasemas etapid midagi ära teha koos ja seda toetada. Ja nüüd juunis lõpetas Kadrina keskkooli 65. lend. Et ütleme, kui mõni õpilane oleks sealt lennunduse vastu huvitatud, siis mis teda tõmbaks Lennuakadeemia poole? No jah, see sõltub ikkagi aga peale inimese huvist, mille vastu tal huvi on. Me tegeleme siin professionaalsete lennundusspetsialistide väljaõpetamisega. Me ei tegele eralendurite väljaõpetamisega, küll aga tegeleme näiteks ametlendurite väljaõpetamisega. Inimesed, kes lähevad lennundusse tööle professionaalselt, insenerid, tehnikud, lennunduskorralduse spetsialistid, lennujuhid, lennundusteeninduse spetsialistid, piloodid kopteritel, kopteritel võib-olla eriti, aga lennukitel siis. Kopterite õppeosakaal on meil viimastel aegadel olnud väike. Aga kui inimesel on huvi, siis õppida või saada tippteadmised sellest sektorist. Kõrgharidus koos erialaga võiks olla see, mis on number 1, et tal on peale lõpetamist väga-väga suure tõenäosusega töökoht. Kõrgepalgaline töökoht, ütleme suhteliselt kõrgepalgaline, sellepärast, et kuskilt sa pead peale hakkama, sa ei saa kohe tippu jõuda, aga selge on see, et näiteks võrdluses teiste kõrgkoolidega Lennuakadeemia lõpetajate palk on üks kõrgemaid, kui mitte kõige kõrgem. Lennundussektor on tasuv töö andmise mõttes ja samas, kui ta tahab teha eluaeg väga huvitavat tööd, mida lennundus võimaldab, siis ma arvan, et see võiks olla selline huvifaktor, et ta peaks enda jaoks selgeks mõtlema, mida ta tahab õppida, kus ta tahab ennast tulevikus rakendada. Kui see on valdkond, siis loomulikult Lennuakadeemia lõpetanu tihtipeale ei peagi töötama oma õpitud erialal, vaid ta võib töötada mõnes teises lennundusettevõttes, kuna tal on lennundusalased teadmised juba nii head, siis ta on väga hea töövõtjaga või töötaja teistele, mitte konkreetselt selle sektori, milleks ta õppinud on. Näiteks lennujuhid leiavad tööd ka paljudes teistes ettevõtetes, sest neil on väga head lennundusalased teadmised lennundussüsteemi toimimisest. Ja sinna sisse tulek väljastpoolt muidu on natukene rohkem komplitseeritud. Lennundusse jõuab ka inimesi, kes ei ole Lennuakadeemiast läbi käinud. Aga see teekond on võib-olla mõnevõrra teistsugune, pikem ja kindlasti ei võimalda see nendel inimestel, kes Lennuakadeemiast ei ole tulnud, asuda töökohtadele, mis on seotud litsentsidega näiteks. Et sa pead ikkagi saama ametialase ettevalmistuse, sertifitseeritud õppekavade ja sertifitseeritud koolitusasutuse läbimise tulemusel. Sa teed oma erialased eksamid Transpordiametis ja saadud siis võimalused asuda tööle mõnel litsenseeritaval erialal, mida kindlasti ei ole võimalik teostada näiteks kuskil teisest kõrgkoolist tulles. Et sa võid olla väga head inseneri alaste teadmistega
ma ei tea, näiteks automaatikas või mingisugustes mingid masinate hoolduses või remondis, aga sa ei saa minna õhusõiduki kallale, kui sul ei ole teatud operatsioone tegema, kui sul ei ole litsentsi. Aga litsentsi sa saad ikkagi läbides professionaalse õppekava, milleks on siis Lennuakadeemia õppekavad ja saada vastava kinnituse siis Transpordiametist, et see kõik see lennundus kontrollitud keskkond on orienteeritud sellele, et oleks võimalikult ohutu kogu lennundustegevus, et seal töötaksid need, kes seal töötada võivad oma teadmiste ja kogemuste poolest, mitte ei satuks sinna nii-öelda juhuslikku töötajaskonda, kes teevad midagi, mida tegelikult, mille üle puudub kindlus, et kas nad oskavad või teavad seda täpselt, et igaüks ju tahab saada elu ja tervisega punktist A punkti B, kui ta ostab lennupileti. Igasugused asju muidugi juhtub, nagu me hiljutisest sellest India lennuõnnetusest ka, õnnetusi on vaja uurida. Aga palju on inimfaktoris kinni lennuõnnetuste juhtumise seisukohast, aga eks me katsume ka siin tähelepanu pöörata, et vähemalt meist sõltuv siin akadeemias oleks tehtud, et noor inimene, kui ta tuleb siia, ta tahab saada tippharidust, tahab saada võimalikult heaks tegijaks oma erialal, tal on kõik parimad võimalused ja akrediteeritud koolina me suudame neid pakkuda olemas selleks, et jõuda siis lennundusse. Huvist algab ehk siis õpilase see motivatsioon peale ja akadeemia väike ka, suhteliselt väike, mis eristab teda teistest suurematest kõrgkoolidest, kus õppimine on õppijal mugav on ka seetõttu, et ta tunneb oma kaasõppureid. Meil on umbes 200, sõltuvalt perioodist, aga 260-280 õppurit siin sees jooksvalt ja kuna see number on väike, siis praktiliselt kõik tunnevad kõiki. Väga suur selline ühtekuuluvustunne, et sa oled sellises väikeses koosluses ja õppejõudude poolne tugi on suurepärane, väga toetab mu õppureid, meil on erinevad toetusmehhanismid siin õppuritele ja sellised ühisüritused, õpilaste projekte toetame, nende tegevust väljaspool kooli toetame ja loome sellist kogukonda või sellist hoiakut, et koostöös lennunduses saavutatakse ikkagi tulemusi ja usalduslik suhtumine üksteisesse on võib-olla see alus, mida koolis õppeprotsessi käigus kogedes, et kes üks või teine inimene on. Tulevikus, kui minnakse kuhugi tööle, sa selle inimesega kokku puutudes juba tead, kes see inimene on, missugused tema hoiakud on, väärtused, et üksteise vastu oleks aus, toetatakse üksteist saab usaldada ja see lennundus on hästi tähtis, et suuremaid asju tehakse koos ja kui sa ei saa üksteist usaldada, et sa pead töötama inimesed, keda sa ei tea. Et see on teinekord riskantsem, kui sa siit koolist tulles tead neid inimesi kõik sisuliselt, kes nad on, sa oled läbinud nendega 3-4 aastat koos, siis usaldus nende inimeste vastu kindlasti, et sa tunned neid juba õppeperioodist on kindlasti märkimisväärselt suurem kui täitsa võõra inimesega kokku puutudes. Ja kuna lennundus on väike ka, siis meie lõpetajaid, meil on juba umbes 1100 äkki aastate peale kokku ja lennunduses endas on mõned tuhanded inimesed, et meie lõpetajad moodustavad väga suure osa juba lennunduses töötavast personalist ja erinevatel kohtadel nii spetsialistidest kui tippjuhtidena välja on Lennuakadeemia lõpetanud igalt poolt neid leida. Ja ma arvan, et see kommuun töötab koos väga hästi, üksteist tundes, üksteist teades juba õppeajast alates see usalduslik koostöö, ettevõtete vaheline koostöö ka ja erinevad suuremates ettevõtetes, erinevate tasandite omavaheline koostöö, kui see tunneb neid inimesi, on selle võrra siis parem, et see teadmus on juba koolist alates nagu üksteise suhtes olemas. Et see võib-olla eristab suurtest koolidest, kus võib-olla see personaalne suhtumine või personaalne ja individuaalne lähenemine igale õppurile ja kogukonna tunnetus on mõnevõrra teistsugune. Ise läbides ka Tartu Ülikoolis ja õpetajad, see oli küll tol ajal, aga siiski, et suuremas süsteemis õppides sa ikkagi oled selline väike mutter suhteliselt. Siin sa saad hoopis teise õpikogemuse.
mida, kui mul oleks valida, siis ma kindlasti valiksin sellise väiksema kogukonnaga kooli. Siin muidugi suurel on võib-olla omad eelised, eks materiaaltehniline baas võib-olla võimaldab suuremaid investeeringuid kuhugi sellistesse tippklassi seadmetesse, mis on väga kallid. Meil on ka tegelikult kõik vajalik on olemas, aga suurte koolide rahastamise võimekused ja mudelid ja nende toetuste taotlemise võimekused on tunduvalt suuremad, aga meil ei ole midagi puudu, meil on kõik väga hästi, meil on potentsiaal väga hea, siin ka kuna me ei pea enam väga palju juurde ehitama, me saame inimestesse, süsteemidesse, seadmetesse investeerida, et luua seda keskkonda, mis annab kõige kvaliteetsema võimaliku hariduse, nii et ma arvan, et võib-olla see võiks olla õpilasele motiveerida, saab väga hea õpikogemuse, väga hea hariduse, väga hea ettevalmistuse kogu eluks. Ja selle haridusega mitte ainult lennunduses, aga igal pool mujal saab ka hakkama. Ja lennundus on globaalne tegevusala, kui sa Eestis oled saanud hariduse, võib-olla ka töökogemuse peale kooli, sa võid minna ükskõik kuhu maailmas sisuliselt. Euroopa lennunduskoolid kaasa arvatud, siis meie oleme kõrges hinnas, et siia tahetakse tulla õppima ja Euroopa standardid on maailmas ka teistes piirkondades kasutusel, et võetakse Euroopast eeskuju ja selles mõttes ma arvan, meie inimesed, neid on väga palju üle maailma läinud, on saanud väga hästi hakkama ja teadaolevalt jätkuvalt saavad väga hästi hakkama, et noorel inimesel võimaluste avamiseks Lennuakadeemia on üks väga tore kool. Rakveres Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 8. saade on eetris juba 16. juulil. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saad. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saad.